Mulle tundub, et see on lugu mehest, kes on pöördumatult, parandamatult haige. Mis haigus on me seda kõva häälega ei ütle, aga seda rahvas peab ise aimuma. Et seda lõppu natukene konkretiseerida, siis ta läheb nii-öelda vaba surma, mis on meie maal keelatud. Ta on enda juurde kutsunud selleks tähtsaks hetkeks tema jaoks tähtsad inimesed. Neid on 3, tema parim sõber, tema endine esimene armastus ja tema õde. Ja kogu see teema siis ongi nüüd, et midagi jääks õhku või siis kas siis vabatahtlikult või mitte, need lood ja hingel olevad asjad rulluvad siis inimeste või publiku ees lahti. Neljapäev. Jah. Neljapäev ei sobi. Oled tööl või? Ei ole, mul on 2 nädalat vabaks võetud ja mina tegin selle asja kohe ära. Mina ka. Aga neljapäev ei sobi, lihtsalt ei sobi. Miks? Ei sobi ja kõik. Sara. Ei sobi ja lihtsalt ei sobi, ma ütlesin, et ei sobi ja kõik. Ei sobi. Naar ja kurbus on niisugused inimloomuse osad, mis ilmselt eksisteerivadki üksteise sees. Ja mul on tunne, et selle näitemängu sees ongi just nimelt niimoodi nad üksteise sisse pandud. Et on mingisugused asjad, mis on nagu väga tõsised, võib-olla isegi veidi kurvad ja samas on väga naljakad ja vastupidi. Naljakad asjad võivad kuidagi niisugused kurvad on, haledad või. Surmakuulutus on väga hea. Must kiri, valgel taustal peenike must raamiks ümber. Lihtne, lööv surmakuulutus, ei midagi muud. No. Kui sa oled võtnud ise endale niisuguse jumaliku vaimu rolli ja pannud paika enda ja teiste saatuse, siis mis see tegelikult on? Kas see on siis halastus või see on ikkagi üks kõige rämedamat tüüpi egoism hoopis? Et mina olen see, kes suudab teile anda lunastuse, midagi ära lõpetada puhtalt, õiglaselt ja minna kohe sealt samast nirvaanasse või oma järgmisesse elukeerdu edasi. Et ta on hell teema, ma loodan, et me sellega mingit saatust ei ärrita või kedagi kõrgemat ei vihasta välja, aga näis. Selleks see teater vast on.